Jõudsime otsaga tagasi Oklahoma Citysse, asjad on pestud, oleme järgmises teeäärses hostelis ja Kaspar hakkab valmistama meie suurepärast õhtusööki. Näita nüüd seda paremat pala ka. Walmartist 5 euri. 6 lippu ja Lady Gaga. Tunne on esimest korda USAs lõbustuspargis. Kuidagi veider, kõik venib siin, igal pool peab pikalt ootama ja meil ei ole üldse jopanud, et küll ühes kohas saab jälle mingi asi puruks ja mida iganes, et pidevalt peab passima, pole õnne all. Samas, ma võin öelda, et ma pole kunagi näinud USA lõbustuspargis nii vähe inimesi. Järjekorrad küll on, aga nagu mitte 4-tunnised ja ühesõnaga ülivähe inimesi, nii et see on veel suht off-season, kuigi neil hakkas koolivaheaeg peale Memorial Day weekendit, siis tundub, et nad ei ole veel lõbustusparkide maale taga jõudnud. Peale lõbustusparki võtsime oma majutuse ja oli aeg lõpuks jälle rattaga sõitma minna. Ausalt öeldes peale Unboundi polnudki seda tunnet, et rattaga ei taha sõita, nii et ülihea oli rattaga sõitma minna. Sõitsime õhtul hilja ja järgmine päev läksime hommikul kohe uuesti sõitma, enne kui pidin Kaspari lennujaama viima. Sõin esimest korda elus Mehhikut toitu, sõitsin edasi ja jõudsin läbi tormi ja mitmete orkaanihoiatuste oma järgmisesse majutuspaika poolel teel Tulsasse. Ja ma ei hakka isegi valetama, ma kartsin seda tormi, suhteliselt jube oli autoga sõita, teed olid tühjad, sest raadios oli kogu aeg tormihoiatusi ja ütles, et parkige autod ära. Tormi kese oli just kui minust 10 miili kaugusel, seega ma lihtsalt ootasin väga, et jõuda oma majutuskohta. Nii, ma teen teile vahepeal väikse update'i. Eilse tormi elasin ilusti üle, kõige hullemat seda orkaani ei tulnud, tõemas läks hästi. Nüüd jõudsin Tulsasse, olen hetkel Outleti parklas ja lähen käin siit trennis. Peale trenni sain oma majutuse kätte, kus seekord on ka kööginurk, siis õhtul käisin ühel üritusel, kus räägiti Tulsa Tafi kogust üritusest lähemalt ja kuidas see toimib ja kõikidest vabatahtlikest. Järgmine hommik sõin suure korraliku hommikusöögi, parkisin auto Home Depot parklasse ja lõpuks oligi aeg uuesti trenni minna. Selle parkla valisin, kuna seal ei ole piiratud kellaaega parkimist ja siis olin juba linnas, et linnaringe läbi sõita ja suunduda grupis sõidule. Grupis sõit oli vägev, seal oli üle 500 inimese, sõideti kiiresti, samas ohutult, liiklust kinni ei pandud, aga autojuhid lasid meid läbi, sest ilmselgelt meid oli nii palju. Muidugi üks asi, mis ma kogu aeg unustan, on see, et ma tegelikult teen suht palju tööd hommikuti, ärkan 5 ja kella 10 põhimõtteliselt teen ainult tööasju. Seega sorry, et mul ei ole neid ägedaid videosid, kus ma lihtsalt arvuti taga istun, aga see on reaalsus. Siin on põhimõtteliselt kõik amatöörid ka full sponsoreeritud sõitjad. Kätte on jõudnud reede ja täna on siis mu esimene kriteeriumistart. Kuna isegi paljud mu lähedased täpselt ei tea, mis see kriteeriumisõit on, siis ma mõtlesin, et ma kõigepealt natukene räägin teile sellest. Nimelt kriteerium on siis sõit linnaringidel. Meil on Eestis ka kriteeriumisõidud kevadeti, aga need on palju väiksemad kui see, mis siin toimub. Seda Tulsa Tafi kutsutakse Critmassiks, nagu Christmas, aga Critmas. Sellepärast, et see on nagu mega suur festival jälle, siin on meeletud massid koos, siin on ennad kategooriad, siis mina sõidan eliidi kategoorias ja siin on meeletu melu raja ääres, siin on kontserdid, peod, kõik asjad samal ajal kui võidusõit käib. Võidusõit on siis täna, homme ja ülehomme õhtuti. Tänase raja pikkus on 1,15 kilomeetrit, homne on äkki 1,37 ja siis pühapäeval on kõige raskem, on 1,35 kilomeetrit, aga iga ring on, issand, ma ei mäleta, paarkümmend tõusumeetrit. Ühesõnaga, ütleme, kui need esimesed 2 päeva on suhteliselt siledad, lihtsalt väga kurvilised, palju on järsku pöördeid, siis 3. päev on mägine. Ühesõnaga, seal on tõus ja laskumine kogu aeg, tõus-laskumine. Kriteeriumsõit on siis selline sõit, kus sõidetaksegi nende ringide peal, seal on järsud teravad kurvid, hästi palju kiirendamist, sõit on äkiline, närviline, energiline, kindlasti väga ärev. Ma olen vaadanud palju videosid, mis siin varem on toimunud. Ütleme nii, et see melu on meeletu. Ma väga ootan seda, samas ma muidugi alati kardan, sellepärast et rattaspordis peab alati natukene kartma ja enda pärast hoolitsema.
Ma olen siis peale Unboundi käinud rattaga sõitmas esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja täna reede. Ühesõnaga, ma olen suht iga päev ikkagi natukene tiristanud, sest et mul oleks kahju olla nii kaugel ja mitte seda teha. Trennid on olnud tegelikult lihtsad. Kolmapäeval tegin mõned lõigud ja eile siis oli see suur grupi veeremine, mis oli pikem kui ma arvasin, sest et öeldi lihtsalt, et väike sõit, rahulik, lühike, mis iganes. Et see oli pikem, et see sõit kokku kestis peaaegu 2 tundi. Ja ega jah, muud polegi teinud, ma olen nüüd natuke rohkem üritanud puhata, sest mul on lõpuks normaalne majutus, kus ma olen pikemalt. Ja eile käisin jooksmas ka, ma tunnen, et jooksmine on ka vahel siuke hea boost just selliste kiiremate startide jaoks, et ta hoiab jalad paremini toonuses. Eks ma sõitma lähen ikkagi eesmärgiga teha head sõitu. Kõik teised on peal tiimidega, ma olen ainukene nagu soolosõitja. See on kindlasti keerulisem, sest et tiimid töötavad koos ja samamoodi siin on nagu tiimidel siis nagu mitu haru, ehk siis justkui 3 tiimi, kes kõik on nagu ühe sponsori tiim, et noh, et siin võib veel see olla, et need 3 tiimi omavahel töötavad kokku. Ehk siis eks seda sõidukulgu ole näha. Sõitu saab YouTube'i laivist jälgida, hiljem järgi vaadata. Ma arvan, et see tuleb nagu väga kiire ja brutaalne. Sõidud ise on siis sedasi, et täna on sõidupikkus orienteeruvalt 70 minutit ja homme ülehomme siis 60 minutit, et ta tuleb siuke 37 või natuke peale kilomeetrit. Et ma olen vaadanud eelmise aastate neid sõite ja need kiirused on jah olnud nagu suht erinevad. Mõni aasta on 37, teine aasta on 42. Et eks näha ole, aga ma võin öelda, et Eestis kindlasti selliseid üritusi ei ole. Ja ma ootan nagu huviga, et seda ise kogeda. Et ma olen kohtunud siin ürituse korraldajatega täitsa, et kuulata, kuidas nad on nagu kõik selle ära teinud, et on korraldatud Ameerika suurim selline kriteeriumifestival. Sest et noh, ma ikkagi unistan sellest, et kunagi meil Eestis on ka mõni selline üritus, mis toob selle publiku nagu vaatama, osalema ja noh, nautima kogu seda atmosfääri. Sest noh, ma olen sõidnud Berliini kesklinnas seda gritti ja nii äge oli, kui muss mängib ja inimesed elavad kaasa ja et noh, jah, et kriteerium oleks hea võimalus võib-olla Eestis ka sellist asja teha, et arusaadavalt mingi 100 kilomeetrise ringi ümber publikut ei jagu, aga Vabaduse väljakul seal keskel teha neid ringe Kaarli kiriku ümber. Ma arvan, et tooks rahva kohale küll. Ühesõnaga, vaatame, kuidas nad seda teevad. Teeme ise hea soorituse või noh, mina siis teen ja siis äkki teeme Eestis ka mingi ägeda ürituse. Ühesõnaga, ma tegelikult hullult, no mis hullult. Ja no ma natuke ikka muretsen, sellepärast, et noh, siin on ju alati nendes maanteesõitudes on palju kukkumisi ja ma kindlasti ei taha kukkuda. Aga ma arvan, et ma olen valmis, ma panen täna üleni mustad riided ja teen krunni. Õnneks sõit on nii lühike, et ma ei pea muretsema selle pärast, kus ma oma häda saan teha. Võtan sõidule kaasa ühe pudeli ja 1 või 2 keeli, ma seda veel mõtlen. Ja fingers crossed, annan endast parima, proovin ikkagi jälle kuskil ettepoole ennast paigutada, kurve sõidan, nagu kunagi varem sõitnud ei ole ja varsti juba after race update. Ja ma oleks juba unustanud ära ühe vahva uudise. Nimelt eile, kui ma sõitsin sealt grupitrennist autoga koju, siis ma olin ühel ristmikul ja mu ees auto hakkas lihtsalt lambist tagurdama ja tagurdas mulle otsa. Ehk siis me pidime kutsuma politsei, mida me ootasime jumala kaua, täitsime selle accident reporti ja nii edasi. Ühesõnaga, ma ei tea, tuleb jälle mingi asjaga tegeleda, aga noh, kuna nüüd kõik paberid on tehtud, siis ma loodan, et noh, ma lihtsalt tulen koju ja keegi teine tegeleb. Ja noh, mina ei olnud süüdi, nii et